tere hommikust! Laupäeva hommik, 3:08. Elvas elades oleks ju tore, kui oleks vähemalt korra sõitnud läbi ka seda nii-öelda uut Elva rattamaratoni rada. Rada on maha märgitud, järgmine nädalavahetuse võistlus. Nii et lähen tšekkan raja üle, et kuidas on võimalik siis gravel rattaga täna sellist MTB maratoni sõita. Raja kirjeldus lubatakse asfalti esimesed 1,5 kilti. Tegelikult on ikka julgelt rohkem. Mul saab kohe 2,3 siit sõidetud ja asfalt veel jätkub. Aga kogu see esimene osa on siuke kas kergelt ülesmäge või siis vahepeal on sellised normaalsed pisikesed põntsud, et ikka tõuseb. 2,4 ja ongi asfaldi pealt maha keeramine kruusateele. 3 kilti natuke peale ja jõudsingi siis selle kuulsa veetakistuseni Raudtee tammi alt läbi. No ma ei tea, öeldakse, et 20 senti. Lähme proovime siis ära, kas jalad jäävad kuivaks või mitte. Enne ma vahetan ära oma tuulejaki seljasse pärast, et panin riidesse nii nagu ma hommikul tavaliselt tööle sõidan, aga siin on ilmselgelt natuke rohkem rahmeldamist, et hakkab juba soe. Minu GPS järgi umbes 7,5 peal või 7,6 peal toimus siis lahknemine poolmaratoni ja maratoni ja GP-distantsi vahel. Tähistus ilusti kenasti olemas. Vahepeal oli Elva jõe ületus. Seal silla peale tulles võiks olla vähe ettevaatlikum, sellepärast et need suured vihmasajud on tekitanud päris mõnusad uhtevaod sisse, et kui vähe valesti sinna siseneda, siis võib natukene kehvasti minna. Aga muidu pikalt sai maratoni rada sõita, kõik tuttav, kiire, ikka mõnus. No nüüd jälle mõnda aega sõidetud Tartu maratonirada. Sealt Kuuskade juurest keeras tagasi maratoni raja peale võistlusrada. Väga okei. Kuuskade lõpus olid mõned siuksed kraavid, kust hardtailiga või graveliga oli väike ehmatus, kui kraavi sisse panid. Aga muidu polnud probleemi. Tõuse on. See on see Tartu maratoniraja kuulus 5. kilomeetri tõus või 5 kilomeetrit lõpuni tõus. Mäletan oma esimesi rattamaratone, siis kui maratoni distants oli veel 63 kilomeetrit. Siis siit andis ikka üles sõita. Ma arvan, et ma ikkagi nagu nägin tõsiselt vaeva, et siit üles saada. 13 kilti on sõidetud. Samamoodi edasi. Rada iseenesest on ilus. Kui tulla sõita mõistlikult ja võtta aega ka ringi vaatamiseks, siis tegelikult on väga ilus. Aga siukest ilusad kruusateed. Tartu maratoni rada vastas suunas. Seal oli üks tõus või kui sa sõidad maratoni, siis ta on laskumine, mis on kogu aeg tundnud siukse hästi mõnus kiire laskumine, aga ei olegi aru saanud, et ta päris pikk on. Ja siis nüüd tõusuna võttes seda siis muudku tõused ja mõtlesin, kas ta tõesti nii pikk. Päris mõnus oli. Väike peatus kuskil siin Hellenurme metsade vahel. Mõnusalt sooja hakkab, aga siuke salakaval on, et
sõidad, siis tuulega on jahe, seisma jääd on soe, palav, päikse käes sõidad on palav, metsa vahel sõidad on jahe, siis väga keeruline on õigesti riides olla. Mis ma võtsin ära, võtsin ära põlvesoojendused. Momo oli nii lahke ja tegi mulle põlvesoojendused. Ma olen siuke sõitja, kellele meeldivad põlvesoojendused säärte asemel. Ja siis nüüd põlved hakkasid tigistama, et nüüd on õige aeg põlvesoojendused maha kakkuda. Ja edasi sõita. Varsti saab pool sõidetud. Nüüd siis keeras rada lõpuks metsa vahele. Äkki see on siis see kirjelduse järgi see talutehnika singel. Siuke väike rada ja esimene poritakistus. Ütleme nii, et täna ma lähen siit küll kuiva jalaga läbi. Pärast poole vaatab, äkki filmib seda singlit ka. Singel on päris äge küll, saab isegi ronida, aga ühe käega sõita on siin päris siuke tricky. Ei tahaks öelda, et rumal, aga ebamugav. Mõnus. Laskuma ma ühe käega igaks juhuks ei hakka. Panen telefoni ära. Esimene üllatus ka siin singli peal. Tulin sealt mäest alla hea hooga. Rada ju ei tunne. Ja siis avastasin, et siin on siuke pehme kraav. Kõrvalt läheb mingi rada kraavist mööda ka. Õnneks pidurdasin hoo nii palju maha, et esirattaga kraavi sisse hooga sõites ei visanud mind ratta seljast maha. Jäin ilusti peale. Ja siis siit teiselt poolt kohe läheb tõus ülesse. Ehk et siin singli peal minusugused matkajad, olge ettevaatlikud. Isegi kui adrekas ja siuke tuju läheb ülesse, et siin siuke üles alla ja hea hooga saab lasta, siis üllatus võib oodata sind ees. Nii, et tuli esimene kukkumine ka ära. Õnneks vist kõik jäi terveks. Aga mul on siuksed suhteliselt siledad rehvid. Ja siin oli siuke laskumine. Ja laskumise servas või lõpus siin on mudane koht ka. Ja oli mingi, ma ei tea, tsikli või millegi jälg. Ja selle serva pealt lihtsalt viskas esiratta alt ära ja oligi küll maas. Aga mis ikka, sõidame edasi. Selle singli jooksul saab siin nüüd natuke aega mingit põlluserva ka sõita. Ei ole rahulikult sõita, see ei ole midagi hullu. Kiirelt sõites proovisid silmad kinni pigistada ja hooga läbi panna. 31 kilomeeter või suisa 32 kilomeeter. Ja jõudsin mis selle teise Mõrtsukjärve singli peale.
kukkumisest on sihuke kerge, ma ei oskagi öelda, mingi tunne on sees ja sellest tundest peaks nüüd läbi ennast mõtlema. See tunne on raudselt õppetund, kuidas mitte ennast süüdistada, kuidas on okei olla mitte perfektne ja eksimine ja vigade tegemine on okei. Sellega seoses mul on üks lugu ka, aga see lugu on Kõlleste rattamaratoni matkasõidult. Aga selle loo ma räägin võib-olla hiljem või mõni teine kord. Aga nüüd lähen proovin seda singlit siin. Ma siiralt loodan, et ma olen õige kitseraja peal. Järv on seal. Mingi teerada läheb. Mingi teerada on see, mida mööda ma tulin. Aga mitte ühtegi tähistust ei ole. Viimane tähistus oli Raiesmiku servas. No vaatame, kas ma jõuan mingi tähistuseni või ma pean otsa ringi keerama. Missugune kergendus oli näha seda noolt siin. Et kogu see singel ei olnudki ilma asjata. Täitsa õige rada oli. Põlv natuke valutab kukkumisest, aga pole hullu. Ei ole midagi nii tõsist, ma arvan. Sõidame edasi. Kandis on ägedad kiired männimetsateed, tuttavad neile, kes on jooksumaratonil käinud, ma arvan 10 kilomeetri distantsi pealt. Sugust ägedat kõvad või kõva põhjaga liivateed üksikute juurikutega. Kiire Elva Paisjärve-Äärne on ilmselt kõige juurikasem koht selle trassi peal või kõige juurikasem lõik. Ja siia keeramine seal tee pealt selle kuju juures, seal on ikka väga suured juurikad, et kes on gravelrattega või mis haarteil, jälle ütlen haarteil, tegelikult ma tahtsin öelda kõva kahvliga, siis need võiks ettevaatlikumad olla, pidurdada, hoo maha võtta. Eriti kui on märg või vihmane ja libe. Ups! Võttis länksu käest ära visata ühe käega sõites. Peab siis telefoni ära panema. Raputab. Ahah. Näin. Ongi sild. Sild. Siuke sild. Panen igaks juhuks telefoni ära. Järjekordne trikiga koht, kus ma jäin seisma, võtsin hoo maha, on Metslooma tunnelist läbisõit Raudteetammi alt. Nii. Ilmselt tuleb siin juba, kes sõitma tulevad, siis kergema käiguga ja rahulikult läbi. Tunnistan ausalt, minu jaoks täiesti tallamata põld. Olen päris mitu aastat Elvas elanud, aga vaat siia pole küll kunagi sattunud. Päris äge. Ops, muda.
noh, ja olengi tagasi Elvas. Vallavalitsus paistab, kodu paistab. Tehtud ta sai 2 tundi 15 minutit. Rahulikult, mõistlikult. Matkates saab läbi sõita küll. Isegi gravelrattaga ja selliste siledate rehvidega. Nii et järgmine nädalavahetus tulge Elvasse. Kui ma ei sõida, siis vähemalt äkki olen kuskil siin stardis-finišis kaasa olemas ja tulge öelge tere.